Tere, minu nimi on Pavel ja täna ma sooviksin tutvustada teile kopeerrõngast ja freesimist šablooni järgi. Paljude ülafreeside komplektides on sellised metallist lisatarvikud, et see ongi kopeerrõngas. Mõned võib-olla ei tea, mille jaoks see on ja kuidas seda kasutada. Tegelikult sellel on väga konkreetne idee, palju võimalusi ja sellega on seotud isegi oma matemaatika ja arvutused, mis puudutab freesimist šablooniga. Siin laua peal on mul üks tubli Makita ülafrees akuga. Ma kasutangi seda kõige rohkem, kui ma töötan kopeerrõngaga ja selle abiga ma näitangi siis, kuidas see kõik toimib. Et tavaliselt, kui me töötame ülafreesiga, siis meil ava näeb välja niimoodi ja kui mõned on pannud tähele, on 2 kruvi, ma olen need siin välja keeranud, siis need kruvid ongi selleks, et võtta see kopeerrõngas sinna pesasse kinni. Ma võtan siis ühe kruvi praegu lahti lõpuni. Mõnedel ülafreesidel on kiirkinnitus. Praegu me kasutame seda. Nii ma panen selle nüüd siin kinni. Et kopeerrõnga mõte on korrata šablooni kuju. Rõngas kopeerib seda ja freesimine toimub täpselt ette antud suunas. Et see ongi tegelikult kogu selle sisu, aga tegelikult on asjaga seotud palju nüansse, millest ma praegu räägingi ja mis teevadki selle freesimise siis võimalikuks, kui neid nüansse teada. Nüüd ma võtan kruvikeere, keeran selle nüüd siin kõik lõpuni. Vot niimoodi näeb välja olukord, kus on paigaldatud kopeerrõngas. Tera on siin väljas ja selle ümber võrdsel kaugusel on kopeerrõngas. Ja kuidas seda mitte sa ei keera, see on ühel kaugusel siis šabloonist. Et kus kohas seda kasutatakse? Üldiselt väga levinud valdkond, kus sellist lahendust kasutatakse, on hingepesad. Minu esimene kokkupuude oligi hingepesade freesimine, oli kandiline hingepesa, ümmargune hingepesa ja ma mõtlesingi, et ma pean endale selle selgeks tegema. Praegu ma tutvustan, et kuidas see kõik toimib. Alguses mul oli üks öökapp, kus ma esimest korda seda kasutasin. Pidin kasutama, paigaldama sellised antiikhinged. Ja oli vaja siis freesida kandiline pesa. Loomulikult silma järgi täpselt kõik teha on väga keeruline, kui mitte võimatu. Ja siis ma lasin teha endale šablooni. Mul on siin täiesti isegi lõplik lahendus, mis ma välja arvutasin endale. Et kui on vaja 2 pesa teha, siis ma paningi 2 rakist siin selle pulga otsa. Nad on omavahel sellises kauguses, et kohe ühe korraga, kui ma kinnitan piskkruvidega selle ukse külge, siis ma lihtsalt tõstan pärast ümber seina külge, veidike tõstan seal 2,5 mm, kui palju ma tahan, et uks oleks näiteks see pilu. Ja siis on teised pesad. Valin siis vastava sügavuse ja siin on üks nüanss, et nendel hingedel on nurk ümmargune ja seal on siis vaja sellega arvestada, et siin ma siis sain teada, et see on raadiusega 4 mm ja sellepärast see tera, mis mul siin on läbimõõduga 8 mm ja ta annabki sellele nurgale just täpselt sellise raadiuse. Et kui me freesime seal suuremaid hingesid, kus on raadius seal 10 näiteks, siis on vaja kasutada tera läbimõõduga 20. Ja muidugi mõõt kopeerrõngal peab olema ka suurem. Ma mainin seda ka veel eraldi. Et nüüd selle šablooni matemaatika juurde. Et kui me saame aru, et meil on vaja mingit kuju, kas või näiteks mingit lillekuju teha,
mitu tükki mingisugustes seal suhetes või hingepesa, siis me peame arvestama järgmisi asju. Esiteks, kopeerrõnga välist läbimõõtu, näiteks selle ülafreesiga oli komplektis kaasas kopeerrõngas, mille väline läbimõõt on 16 millimeetrit. Ja siin see tera, mis mul sees on 8 millimeetrit. Ja see tähendab nüüd seda, et kui ma nüüd tegin, nagu te näete siin, köögiukse hingepesa ja mul oli vaja 35 läbimõõduga teha 35 millimeetrit läbimõõduga selle ümmargune ava, siis ma pidin selle šablooni tegema ava 43 millimeetrit. Miks see niimoodi on? See on sellepärast, et kui me teame, et see frees on 8 millimeetrit, siis me peame võtma arvesse kopeerrõnga läbimõõdu, lahutama sellest selle vahe, mis sinna jääb, see on siis 8 millimeetrit, ja lisama sellele avale, mida me tahame saada. Ja see ongi siis 35 plus 8 ongi 43. Ja siis tulebki selline ava, kuhu mahub 35 millimeetrise läbimõõduga siuke hing. Ja kui te teete kandilisi hingepesasid, siis täpselt samamoodi arvutate. Lihtsalt valite raadiuse ja üks nüanss veel, et kui mul näiteks on konkreetne sügavus, siin on 11 millimeetrit, siis me peame selle tera siit välja laskma 20 millimeetrit, kui šabloon on 9 millimeetrit paks. Mina hakkasin kasutama šabloone 9 millimeetrise paksusega, sellepärast, et see rõngas tuleb välja tallast 8 millimeetrit kuskil. No ongi siin väike varu jääb šabloonile ja siis ta on vaba liikumine, tolm saab sealt välja minna ja see võimaldab teha seda tööd. Ja ma lisan selle sügavuse, siis ma saingi siin 11 millimeetrit. Aga sellega on seotud veel üks siuke nüanss, minu siuke isiklik kogemus. Näete, siin käes on mul üks rõngas, mis on maha käijatud. Ma ise käisin selle maha, sest alguses ma tegin šablooni, mis oli vist äkki 7 millimeetrit paks. Ja mul rõngas käis vastu materjali. Ja siis kasutasingi mõnda aega seda šablooni, aga kui sa teed tööd selles pesas seal, siis vahepeal sul see ülafrees liigub või tõuseb veidikene seal, kui läheb ühest nurgast teise nurka läheb vastu ja see läks üle ääre, kuna see tugipind oli väga väike ja ma vigastasin šablooni. Ja kui ma seda tegin, siis see oli minu jaoks siuke kogemus, siis ma muutsin šablooni paksust, sest see šabloon, mida ma vigastasin, oli üks tegelikult päris kallis alumiiniumšabloon, täpselt samasugune šabloon, et see on reguleeritav rakis alumiiniumist, millel on omad siin skaalad ja võimalused teha trepiastmete jaoks pesasid, riiulite jaoks, sisse tappida riiul, ma olen seda päris palju kasutanud ja just tänu kopeerrõngale saab seda kasutada. Siin saab seda reguleerida vastavalt trepiastme või riiuli mõõdule ja siis pitskruvidega see panna kinni ja töötada. Et see on ka täiesti kopeerrõnga teema ja siin võib seda mõõtu valida. Ma olen freesinud ka ühele saunakapile ka seda lüliti ja selle tepslipesa. Ja aasade pesasid, et oleks kõik täpne ühel sügavusel ja sellega on seotudki täpsus, kindel mõõt, kui tegid šablooni valmis, siis kasutad seda. Ja mis puudutab trepiastmete freesimist kopeerrõngaga või neid riiulite sisse tappimist ka pesasid, siis ma tahaksin jagada kogemusi ja soovitada teile
kui te näiteks teete 15 millimeetrit sügava pesa, võib-olla isegi tegelikult 10 millimeetrit, siis mõistlik oleks seda välja freesida astmeliselt, näiteks 5 millimeetri kaupa. See on sellepärast, et te ei koorma tera, saate augu puhtaks, ei aja teda kuumaks, eriti kui tegemist on tammega või saarega või mõne niisuguse lehtpuuga, kõvapuiduga. Et see on niisugune väga tähtis. Ja kui te kasutate suuremat freesi läbimõõdu poolest, siis on mõistlik ka kasutada võimsamat masinat. See masin töötab mul teatud teradega ja kui ma tunnen, et tema jaoks see ei ole tema valdkond, siis ma võtan võimsama tera. Et ma soovin mainida selle ülafreesi puhul konkreetselt, et see on, nagu ma ütlesin, akuga Makita ülafrees DRT50Z. See on väga hea masin, ma olen taga väga rahul, see on väga hästi teostatud ja ma kavatsen seda tutvustada rubriigis täiuslikud tööriistad, ainuladsed lahendused. Sellest on palju rääkida. Kasutan seda juba üsna mitu aastat, nii et kellel huvi, tuleb põhjalik ülevaade, tutvuge ja vaadake seda videot. Kopeerrõngaste mõõdud on erinevad ja kui te kasutate näiteks, nagu ma mainisin, suuremat tera, siis on mõistlik võtta ka suurema läbimõõduga rõngas ja vaadata, et seal oleks piisav vahe, et ta ei käiks seal kuskil vastu või sealt oleks piisav siis tolmueraldus, kui te kasutate tolmueraldust. Et see on selline kogemus. Ja ülejäänud põhimõtteliselt see ongi teie fantaasia, peaasi, et te teate, kuidas see toimib, mis võimalused sellel on, siis see ongi ainult šablooni tegemine ja selle fikseerimine, mõõtude arvestamine ja töö. Ongi kõik. See on, mida ma tahtsin teile tutvustada järgmistes videodes, järgmised teemad. Head aega!